No ei, mina olen Kalle, mõtlesin teha filmi ühest oma mootorratast ja õigemini selle uuesti kokkusaamise loo. Sellel filmil saab olema mitu osa, see siin on proloog ja mitu osa sellepärast, et see on üsna suur töö minu jaoks ja seda elevanti on ikkagi mõtet süüa ampsude kaupa. Proloogis me siis tutvustame natuke mootorratast ennast, minu juurde saamise lugu, üldse tema seismes jäämise lugu ja kõike muud sinna juurde kuuluvat. Ja siis edasi juba vaatame, kuidas ta loodetavasti kokku hakkab jälle saama. Ehk siis ka mootorrattaks on Kawasaki KZ1000 ja tema politsei variant, mis minu omanduses on olnud üsna mitu aastat. Ja sõidus üsna mitu aastat, aga nüüd viimased väga mitu aastat juba siin garaažis osadena seisnud ja selles ongi nüüd see filmi mõte. YouTuberiks pole mul plaanis hakata, aga miks siis üldse see video? No eks ta niisugune enda inspireerimise video nagu ikkagi on, sest et eks seda kokkupanemist ole ikkagi üritatud mitu korda. Niimoodi ka natukene Facebooki toel üritatud seda asja nagu kiirendada, aga seal need teemad kaovad ära. Ja tekkiski mõte, et teeks siis niisuguse video hoopis. Et endal ka kunagi hea vaadata, äkki keegi teinegi satub vaatama. Ja kellele see huvi pakub, see oleks väga tore, aga kui ka jääb ainult endale, siis ei ole sellest ka lugu midagi. Alustame siis selle proloogiga. Vaatame natuke mootorratast üldisemalt, millega on tegu. Lugu ja siis kõik juba edasi, mismoodi. Ehk siis, mis mootorrattaga on tegu? Vaatame. No teadagi väga kuulus mootorratas. Telepildis ja mujal kindlasti silma jäänud paljudele. Ja Ameerika politseis on ta siis aastaid kasutatud sellisena. Ja eks ta on ka telepildis kindlasti filmidest nagu silma jäänud. Vaatame seda siis ka lähemalt natuke. No kindlasti siit tuleb üks kohe tuttav ette ja vaatame, mis me veel leiame. Kunagi oli ka mingi siuke kuulus filmisari, millest mina kahjuks ei tea küll mitte midagi. Siin esineb selle mootorratta vanem variantist räägime natuke hiljem. Aga vaatame, mis me veel leiame. Kui filmidest rääkida, siis väga tihti juhtub selle mootorrattaga filmis igasuguseid halbu asju. Ütleme nii, et ta läheb katki. Ja kuulsamatest filmidest, mis me veel siin leiame. Kui me nüüd ei räägi ainult politseiratastest, siis muidugi siin on Mad Max muidugi nendele KZ Kawasakidele pani väga suure kuulsuse alla kunagi nende päris algusaegadel ja siin tuleb üks väga kuulus ratas nüüd veel samast filmist. Jah, siin on nüüd tänapäeval eriti popp teha igasuguseid replikaid erinevas originaalsuse ja ligiläheduse astmetes, aga tuleme nüüd ikkagi politsei Kawasaki juurde tagasi filmi osas, ehk siis vaatame veel mõnda asja ja vaatame seda filmi, kus ta ehk kõige kuulsam on. You okay? Fine. That's a nice bike. No ja selles filmis muidugi juhtus selle Sikiliga veel igasuguseid huvitavaid asju ja lõpuks siis näiteks ka niimoodi. Ja, ühesõnaga, hästi kuulus ja really that's a nice bike. Jah, nii on. Vaatame nüüd natuke siis seda asja ajalugu algusest peale. Ja nüüd siis enam mitte filmi osas, vaid lihtsalt, kogu politsei Kawasaki algus, siis sai alguse nii-öelda 70ndate lõpupoole 900-sest KZ mudelist, millest üsna kiiresti liiguti 1000 peale ja 1000 ajalugu siis algab meil 70ndate ka päris lõpust, kui 900 vahendati 1000 vastu ja nägi see alguses ka välja üsna sarnane. Ehk siis siuke. Suurt vahet nagu polegi, mootor on natuke suurem ja muud elemendid ka muidugi teised. Nagu me näeme, ei ole siin seda iseloomulikku kondlit tal ees veel,
sellisena tehti teda küll ainult paar aastat ja nüüd siin ongi see, varsti me jõuame ka selleni, mis minu mootorratta juures on nagu oluline, sest võib öelda, et ma aastaid arvasin, et minu mootorratas on just siuke, nagu siin pildi peal näha. Ehk siis, kuna ta minu kätte ju jõudis ilma igasuguste politsei tunnusteta, siis arvasin ma aastaid, et tegu on, siin on siis nii-öelda C-mudel, ehk siis neid hakati nimetama Kawasaki KZ1000C, ehk siis politsei mudelid on C ja hiljem B. Vaatame nüüd, kuidas ta siis hiljem nagu muutus sellest klaasiga variandist kondliga variandiks. Ja esimene kondliga variant C4 ongi siis siuke. Üsna sarnane näeb juba välja sellega, millega me filmides oleme harjunud. Aga vaatame, mis need põhilised vahed korra on, milles nagu asi seisab, mis neil nagu vahet on. Seda on hea võrrelda nüüd järgmise pildiga. Nii, ja võtame nad siin 2 tükki siis korraga ette. Ehk siis tegelikult sellest 80. aasta C4 mudelist järgnes siis 81 oli viimane see C4 ja edasi 82 kuni 2000 isegi vist 2 toodeti siis täpselt siuksena teda. Kui sellel C4-l oli siis 1015 kuubikut rida 4 mootor ja nagu me siin ka näeme, on veel kickstarter mängus lisaks elektristarterile, siis uuemal on natukene suurem ja natuke väiksem mootor, 998 kuubikut, mis muidugi tegelikult olulist vahet ei tee. Tegelikult nad paistavad küll sarnased, aga tegelikult ütleme nii, et nendel ei ole, peale välimuse sarnasusi on muidugi, aga tegelikult on nii, et ükski osa omavahel praktiliselt ei sobi. Eks lisaks mootorile on ka raam ja kõik pisiasjad on ikkagi teised, kuigi näeb sarnane välja. Eks, et siin siis näeme, et kickstarterit ei ole. Raam on tegelikult teine, sadul on natuke teine, paak on teine, väljed on, pidurid on natuke teised. Ehk siis kõik on nagu natuke teistmoodi. Karboraatorid on siin veel vanemad, siin on juba uuemad. Ehk siis vahesid tegelikult on palju. On niisugused väiksed nüansid ka, et siin me näeme näiteks astmelaudade nii-öelda kinnitusi, mis siin on nagu raamiga kokku käivitatud ja ei ole enam kroomitud. Vanal oli siis natuke uhkem, kallim toota, eraldi kroomitud elemendid. Muus osas sama, istmetel olid isegi eraldi amordid vanal, nagu me siit näeme. Ja uuel neid enam ei olnud, amordid on veel siin, vanal on lihtsalt iste. Kondel on nüüd üsna sarnane ja millesse nüüd asi oli, miks mina arvasin, et mul on see ilma klaasita variant, sest seda kondlit mul nagu küljes ei olnud, kui ma ta sain. Küll aga olid need kondlite kinnituskohad nagu olemas nendel mootori kaitseraudadel. Ja ma siis mõtlesin, et see on mingi ülemineku variant, millel siis klaasi pole kunagi olnud, aga juba kohad on olemas. Päris nii see ei olnud. Ja kui seda C4 mudelit siis toodeti üsna lühikest aega ja üsna väike oluline element on siin ka veel see, et peeglid olid sellel kõige esimesel ja ainukesel variandil kondli küljes. Hilisemal variandil siirduvad nad juba länksu külge ja sellisel kujul on siuke variant muidugi väga haruldane nüüd tänapäeval säilinuna. Väike nüanss, aga lihtsalt siukene huvitav nii-öelda vahe. Nii, aga lähekski nüüd äkki selle juurde siis, kuidas ajalugu minu juures selle mootorrattaga nagu algab. Ehk siis tuleme korra veel siia tagasi, enne kui piltidega edasi lähme. Ehk siis üks taustainfot nii palju, et aasta oli 1997. Käisime just Javadega, siis Java 350, nagu paljudel, Poolas väiksel matkal filmrallil. Sealt tagasi tulles hakkasin mõtlema, et kurat, see Java on ikka äge rata, see on siin ikka sõidet ka taga mõned aastad, aga tahaks nagu midagi ikka paremat. Ja ei tahtnud ma siukest Uraali ega siukest, et
et võiks ikka midagi lääne tsiklit olla. No kes tollel ajal tsiklitega tegeles või nendega sõitis, siis teadis väga hästi, et mäletab ehk, tähendab, et tolleaegne nii-öelda läänerataste turg oli niisugune 2 käe sõrmedel üles lugeda. Kõik teadsid, kus on mingi ratas müügil kasutatuna. Ma mõtlen, et noh, eks võib-olla midagi uuena ka ikka liikus, kellel oli võimalusi. Minul ei olnud. Ja täpselt nüüd ei mäletagi, millal ma seda esimest korda seal Sitsilina poes nägin. Seda imelik oli natuke siuke Kawasaki moodi asi. Siis kadus ta minu huviorbiidist nagu ära. Eks ma seal ikka käisin Java juppe ostmas. Ja siis mingi hetk peale seda poole reisi siis ilmus ta nagu võimalusena nagu meie klubi kaudu huviorbiiti nii-öelda ja sealt kaudu ära osta. Ajasin raha kokku ja see käis üsna kähku peale seda sõitu. Ja nii nagu õnnelike juuste lõttu sain ma sellest plaanist nagu reaalsusesse üsna kiiresti. Noh, ütleme nii, et ostsin ära ja kõik oli väga vägev ja aja pealt üleminek muidugi üsna siukene muljet avaldav loomulikult. Ja vaatame nüüd siis, millisel kujul see aparaat minu kätte nagu jõudis. Ehk siis nii, siuke ta siis oli. Noh, eks neid äratuntavaid elemente selle eelmise jutuga on nagu näha. Siin on siis suvi 97. Nagu me näeme, on elemente küll näha, aga väga palju on ka erinevat. Noh, politsei iseloomulikke asju pole, kaste pole, seda klaasi ega kondrit pole, sadul on ka teine. Ja see kondel seal ees, sellest Eestis motomaastikul võiks eraldi natuke rääkida, aga seda ma kaasa ei saanud. Ehk siis, noh, siuke ta mul siis oli. Natuke tegin sellega proovisõitu, aga väga pikalt, aga nagu kohe sõitma ei tahtnud hakata. Tahtsin nagu selgeks teha, mis asi ta nagu on. Et täiesti uus tehnika mõju jaoks ja kuna ma ise olin alati enda tsiklika nagu tegelenud, siis tahtsin olla seal nagu edasi teha ja sellepärast nagu kõigepealt asi endale selgeks teha, mis nagu üldse tema ajalugu on ja kõik ja mis tal karu nagu kõhus on. Ja selle tutvumisega sai nagu üks väga õnnelik juhus. Nimelt, eesnaga selle sama 97. aasta varakevadel meie talverallil olime siis saanud kokku soomlastega jutu peale ja hiljem siis Kondiorallil samal aastal saime nendega uuesti kokku Soomes. Ja siis sellel samal sügisel nagu tuli jutuks, et näeb mul niisugune mootorratas ja äkki siis nagu lähen värk ja pole siin kedagi tuttavat, kes oskaks nagu nemad aastaid tegutsenud ja muidugi aitame ja vaatame ja sõitsin siis sügisel nagu Soome selle rattaga 97. Et vaatame nagu üle ja las ta jääb sinna ja praktiliselt ei tundnudki neid vendi tookord veel, et Jarmo Põhiline, kes tookord oma koju selle asja võttis ja praegu tagantjärgi muidugi ei meenutada, aga eks olulist on meelest läinud ka just selles osas, et kuidas see kõik nii sujuvalt nagu mitte just väga tuttavatel hetkel inimestega nagu alguse sai. Aga sealt ta läks edasi nii, et sinna ta jäi ja seal nad said hakkama nagu vaadata, mis ta nagu on väärt ja mis ta nagu, sest et ostsime ta ära ikkagi üsna nagu pimesigi. Ja tuleb öelda, et selle talve jooksul selgus üsnagi palju asju, mis oli vaja teha ja nii mõndagi ebameeldivat siis selgus sealt mootorist. Eks, et kõige hullem asi oli see, et nukaketi pinguti oli puruks, osal sellest oli puruks, osa oli mängust väljas, nukakett täiesti lõdva. Mina taga väga palju ei sõitnud ega väga palju teda ei peenestanud, aga eks ta oli oma jagu ikka piitsa siin Eestis saanud ja selle ajaga õnneks mitte laiali lennanud, kuigi see reaalne variant oli täiesti olemas. Lisaks siis muud koluosad vaadati kõik üle. Järgmiseks vaatame siis pilti, mis avanes talvel, kui me siis käisime Jarmol külas.
siin on nagu näha, et Jorma on nüüd selle asjaga üsna hoogu läinud. Noh, eks ole. Noh, siis mul oli natuke ka, no mis hirm nahaseks, ma olen neid jutte ju ikka varem kuulnud, et mehed teavad, mis nad teevad ja võtavad asja tõsiselt. Ehk siis noh, kontroll oli põhjalik. Peale seda, kui sealt nukakeiti üllatus leiti ja vaadati järgi, et koljugrupp on hea, võib mu kokku tagasi panna ilma mingit muutusi tegemata. Ja nii ta sai ja sai päris hea asi. Ja nii ta seal veel oli oma talve üle. Ja kevadel siis sain ma ta sealt tagasi jälle talveralli ajaks, sõitsid nad taga ise sealt Soomest kohale meile siia. No võt, ja elu läks väga vahvasti edasi. Sai ta ka siukene väike lumesõit ka siis tehtud selle talveralli tagasi tulekuga, aga kõik oli põnev ja noh, ega seal suurt midagi vahet polnud, käis ta samamoodi, ega ta käis ennem normaalselt. Ja noh, mõningad nüansid. Ühte piduri ei klotsi näiteks ei olnud oma koha peal. Ja sinna hiljem, kui me nüüd lähme järgmise kokkupanemise etapi juurde, tuleme selle vähe nagu hetkeks korra tagasi. Aga kui ma ta tagasi sain, olid muidugi kõik jupid oma koha peal, uued amordid all, kõik rehvid uued, kõik kuluosad uued, nii et hakka ainult kasutama. Ja, aga päris nii kohe ei läinud, sest et ma tahtsin ta ikkagi teha välimuselt ka natuke paremaks ja olin hankinud vahepeal talle selle õige kondli, selle valge, mis on ilusti selle 3 tulega ja sellest talverallist siis edasi läinud väga kaua aega, kui hakkas juba hooaeg ja selle vahepealse ajaga pidin ma siis kähkuda nagu joonele saama. Ja ütleme nii, et õnnestus. Ja vaatame, mis meil on siis esimesed pildid, kui oli juba nii-öelda valmis uueks hooajaks. No siin pean hetkel kasutama ühte hilisemat pilti, sest et hetkel pole nagu muud võtta. Aga sinna võib-olla hiljem tagasi tulla. Noh, siuke nägi ta siis välja üsna kogu selle aja jooksul, mis ma taga sõitsin, 4 hooaega. Ja noh, ütleme nii, et kastid on täitsa mattakarata moodi, päris hästi sobis, sadula siin ümber teha, üle värvida kogu asja. Noh, värvilahendus tuli tol hetkel siuke meile keenaga koos nagu pähe ja sai ta siukseks tehtud. Ja sõitis väga kenasti nii ja siis hakkasime kohe selle matkamisega peale, nagu need kastid sinna külge said. Nii ikkagi pidi hakkama kasutama ja noh, vaatame siis üle korraks selle kronoloogia. No sellel samal 98. aastal olin siis Nordkapi ja Rootsi FIM Valunis, väga vist sõit siukene igavesti. Nii, sealt edasi siis 99. aastal tuli Prantsusmaa FIM, siin oleme siis öises Pariisis. Ka jälle väga siuke highlight täielik jõuda niimoodi sinna Pariisi ise kohale ja kõik oli vägev igatahes ja nii oli. Nii, ja aasta 2000 oli FIM siis Šveitsis, Kawasaki oli jälle kohal koos minuga Eesti pundis ja noh, kes siis Šveitsis ei tahaks käia, mäed ja puha. Jälle väga vägev sõit, Kawasaki oma elemendis ja vaatame, mis sealt edasi tuli. No edasi tuli üks väga märgiline, ega mitte, et need eelmised oleks vähem olnud, aga ütleme nii, et 2001 ja Krimm, Venemaalt läbi Krimmi, no ütleme, see oli üks haruldaselt kihvt sõit ja täielik highlight tegelikult. Ja jättis sügava mulje ja meenutused siiamaani ja ütleme nii, et võib siis niimoodi öelda, et peale seda sõitu sõitis ta ilusti sügiseni ära ja enam-vähem võib öelda, et sealt alates ta nagu seisma jäigi. Et eks igal asjal omad põhjused, vaatame natuke lähemalt.
ehk siis vaatame korra veel seda pilti, ehk siis see on üks niisugune jah, nagu enne sai öeldud, hilisem pilt, ehk siis peale seda reisi tehtud, peale Krimmi reisi tehtud pilt ja noh, kõik need reisid olid edukalt läbitud ilma probleemideta, väga mõnus ratas, palju häid emotsioone. Ja vaatame ühe märgilise pildi siin veel. No vot, siuke ilus pilt. Siuke on, see nüüd üks viimaseid pilte, mis sellest rattast nagu üldse tehtud on. Minu mäletamist mööda. 2001 oli päris ammu. ja nii ta nagu sügisele vastu läks. Ja mis seal ikka. Ja ega ei olnud plaani midagi muud kui väike hooldus ja lähme ka edasi. Aga nüüd tuleb väike aga. Ei olegi mingit muud aga tegelikult midagi juhtunud, kõik oli ilus. Uus mootorratas tuli mängu. Täiesti juhuslikult läbi heade nii-öelda juhuste jälle oli võimalus soetada üks väga oluline ratas minu elus. Kohe vaatame. Ja mängu tuli Honda. Ehk siis sellest rattast võiks muidugi mitu filmi teha, rääkida igasuguseid lugusid. Tegu on ikkagi ühe maailma parima mootorrattaga. Aga jätame selle seekord siia. Tuli mängu Honda ja Kawasaki jäi nagu seisma natuke. Mitte, et tal midagi viga oleks olnud, aga nii lihtsalt läks. Ja sealt nagu edasi läksid aastad ja mõned. Vahepeal mõtlesin, et hakkaks, Honda oli väga vägevalt sõidus ja mõtlesin, et hakkaks seda värskenduskuuri sellele Kawasakile siis tegema, et ikkagi oli aastast 80 mootorratas ja vaataks siit ja sealt ja nii see läks. Kuni siis aeg läks edasi ja mängu tuli järgmised mootorrattad, mitte et Honda oleks kuhugi kadunud, aga sealt juba tuli edasi BMW aastal 2007 ja Kawasaki muudkui seisis ja Honda muudkui sõitis ja BMW muudkui sõitis ja nii ta läks, ütleme nii. Ja vahelduva eduga siis garaažipildid. Talvel need rattad siin garaažis ei seisavad ainult suvel ei seisavad ainult talvel hoolduste ajal ja seisu ajal. Ehk siis see Kawasaki on ka siin garaažis kuskil selle pildi peal oma juppidena laiali, ehk siis nii nagu ta värskenduskuurist nagu jäi. Ja ta põhimõtteliselt seisabki sellest 2001. aastast siis. Ja nii on. Ja nagu me vaatame täna siis juba teise garaaži, mis on aega jooksul tulnud üürida, siis siia see aeg läheb ja Kawasakile lihtsalt ei jäänud aega. Siin on neid aianõudjaid nagu omajagu ja nii ta on läinud. Ja nüüd ongi see koht, kus hakkab meie epiloog varsti läbi saama, ehk siis lugu ongi siuke, et siiamaani on ta seal nagu garaažis ilusti juppidena seisnud, mis on päris ohtlik. Ohtlik selles mõttes, et kõik üks mootorratas juppidena seisab, siis pluss on see, et teda ei saa maha müüa. Mingisuguse nii-öelda hetke mõtte ajel, sest et kes see ikka ostab juppidena mootorratast. Kui oleks koos ja veereks, oleks ju lihtne. Ja võib-olla oleks ka näinud nii. Juppidena on selles mõttes ohutum, aga kui ta ikka juppidena on, siis suur oht on see, et midagi kaob ära. Tõenäoliselt väga midagi siiamaani pole ära kadunud. Ja miks ma nüüd siis praegu seda videot nagu teen, ongi see, et tegelikult eks ta siin on vaikselt juba aastate jooksul kogunenud siit sealt juppe ja midagi on nagu tehtud aga nüüd tuleb meil ju tärmin, kus aastaks 2026 lõpupoole juhtub siuke asi, et kõik need mootorrattad ja sõidukid, mis selleks ajaks pole nii-öelda üles ärganud, kaovad registrist ära. Ehk siis natuke sellepärast ja natuke lihtsalt sellepärast, et kaua võib seista, eks mootorratas ka juppidena. Ja mis meil esimene plaan nüüd siis on?
esimene etapp peale seda proloogi saab olema pidurdav ja veerev raam. Veerev ja pidurdav raam. Ja see on tegelikult päris suur töö. Sest et kui me nüüd vaatame siin garaažis natuke ringi. Nii, kui me vaatame nüüd siis ringi, siis viimastel päevadel olen ma nüüd kogunud nendest kastidest neid erinevaid juppe siin välja. Noh, siin on veel igasuguseid projekte. Nii, ja siin katte all on see raam siis osaliselt tehtuna nüüd seisnud. Siit võtame ta nüüd välja järgmiseks etapiks, ehk siis veerev ja pidurdav raam. Praegu rohkem ei näita. Noh, meie mootor on siin seisnud kenasti kõik need aastad. Seal on üks suur osa. Siit paistab midagi. Siis nii ta on siin ära sokutatuna nagu seisnud. Ja igasuguseid asju on juba tehtud ja varutud ja nüüd ongi see koht, kus siis see järgmine etapp peaks nagu peale hakkama. Nii palju siis lühidalt sellest proloogist. Ehk siis aastast 2001 ta seisab. Esimene etapp, ütleme, et on kõige lihtsam. Järgmine suur etapp saab olema mootor. Ja kolmas etapp elekter, neljas etapp kere ja värvimine. Ja kui see mootor ja elekter läbi saab, siis see neljas etapp või mida iganes etapp, mida nimetame, on ikka juba lihtne. See on lihtne ja kiire. Kõik need etapid ei ole odavad muidugi, aga ma arvan, et selle mootori osas on mul natuke abi vaja. Vaatame, kas on vaja. Ühesõnaga, see on niisugune asi, et vaatame, mis tast saab. Seal on omad väiked nüansid, tuleme sinna juurde siis tagasi, kui esimene etapp on läbi ja õige aeg on selle jaoks. Ma loodan, et need etapid ikkagi tulevad. Ja see video siin praegu ei jää nagu ainukeseks, millele ei järgne mitte midagi. Ma ei tea, kui suured need vahed nendes videotes saavad olema. See esimene osa tuleb nüüd sellele proloogile järgi üsna kähkust, et ettevalmistusi on tehtud, eks. See ei ole probleem. Aga kui see esimene osa läbi saab, mis edasi saab, vaat see on juba küsimus. Kui keegi seda nüüd vaatab ja tekib tahtmine tagant utsitada, siis see oleks üks selle video mõte, aga kui keegi ei vaata, siis juhtu ka midagi, vaatan ise. Ehk siis varsti saab pool tundi täis, et kaua ma siin ikka räägin selle proloogiga, et hoian ise pöidlad pihus, et kõik läks hästi. Ja mine tea, mis nagu kunagi võib saada. Igal juhul mingil kujul ma pean taga nüüd enne 2026. seal garaažis ära käima ja harkiks näitama ta ette, et siuke mootorratas mul ikkagi on. Näitama vinnid asjad ette. Kas ta sellel ajal sõidab, mootor töötab, seda me ei tea. Vaata, see ajalugu toob. Aga igal juhul selleks ajaks pean ma ta sealt läbi veeretama. Ma võin ka argikonu muidugi siia kutsuda, aga pigem teeks ikka nii, et see asi nagu läheks nagu natuke veerema selles ikkagi. Ja siis vaatame. Mine tea, ma olen endale lubanud, et kui Grimm saab kunagi jälle õigesse kohta tagasi, siis tuleb selle mootorrattaga seal uuesti ära käia. Ja mõte, aga kas nagu teoks saab, sõltub juba väga paljudest asjadest. Aga ma ei tea, tõmbame otsast kokku ja vaatame, mis järgmine etapp toob. Seniks siis kuulmiseni ja kohtume.